ERK ehk Eesti rahvuslased ja konservatiivid on Eestis üks uuemaid erakondasi. Erakonna asustamine sai alguse 2024. aastal 15. juunil Paides, kus kohtusid mitmed endiselt EKRE-ga seotud isikud, kes olid sisetülide tõttu erakonnast kas välja visatud või välja astunud. Algselt valiti loodava erakonna esimeseks Henn Põlluaas ning aseesimeesteks Silver Kuusik ja Paul Puustusmaa ning kinnitati ka 13-liikmeline juhatus. Juuli algul teatati erakonna loomiseks vajaliku 500 liikme kokkusaamisest ning 7. augustil erakond registreeriti. 18. augustil kinnitati täiskogul põhikiri ja täiendatud programm ning valiti uus juhatus, kus erakonna esimeseks sai Silver Kuusik ning aseesimeesteks Jaak Valge ja Ants Frosch. Erakonna eesmärk on kaitsta ja edendada rahvuskonservatiivseid vaateid ning tegutseda oma liikmete ja toetajaskonna poliitilistes huvides. Lisaks on erakonna tegevuste eesmärk otseselt suunatud vaba ja iseseisva sõltumatu õigusriigi ülesehitamisele ja kindlustamisele. Oma eesmärkide saavutamiseks peab erakond muuhulgas võtta osa riigivõimu ja kohalike võimu ning teha koostööd koos teiste organisatsioonidega. Hiljuti on ERK väljendanud muret seoses arenguga Lääne-Virumaal, kus on alanud proovipuurimine Toolse maardla territooriumil, tõenäolise eesmärgiga alustada sealt tulevikus fosforiidi pealmaa kaevandamist. ERK kardab, et majandusliku kasvu kõrval võivad jääda varju keskkonnahud ning nad on võtnud seisuga, et fosforiiti ei saa kaevandada enne, kui Virumaa ja laiemalt Eesti elukeskkonna säilimine on kindlalt tagatud. Lisaks ka sellele on ERK juhatuse liige Andreas Aule koostanud teksti Euroopa julgeoleku ja koostööorganisatsioonile e-valimiste turvalisuse hindamiseks ning paludes hinnata, kas on turvaline jätkata e-valimiste süsteemi kui tervikuna kasutamine ka selle praeguste puudustega. Eesti rahvuslased ja konservatiivid kavatsevad juba aasta pärast osaleda kohalikel valimistel, kuid politoloogide hinnangul sõltub erakonna tulevik sellest, kuivõrd palju suudavad nad eristuda teistest konservatiividest. Eesti rahvuslaste ja konservatiivide esimees Silver Kuusik ütleb, et erakonna tulevik sõltub paljuski kohalikest valimistest. Erakond ei välista koostööd ühegi parteiga, kuid EKRE-ga on suhted hetkel jahedad. Ma loodan, et sellise viisaka suhtlemise või suhtumise tulemusena need kindlasti paranevad ja ma usun, et konservatiivne tiib saab ühel hetkel selliseks, kes saavad koos laua taha istuda ja kelle vahel ei ole pingeid. EKRE aseesimees Mart Helme ütleb, et hetkel on keeruline hinnata, milliseks kujunevad kahe konservatiivse erakonna suhted tulevikus. Ega me ei ole ju nende poolt mingeid niisugusi kandvaid seisukohti saanud näha. Pigem on nad tegelenud sellega, et on oma endist emaerakonda ja nii-öelda perekonda kritiseerinud kogu aeg, et kui nad nüüd sellest paradigmast välja suudavad astuda, siis võib-olla avanevad uued perspektiivid. Isamaa aseesimees Riina Solman peab tõenäoliseks, et nende valijad hindavad partei ajalugu ja uusi erakondi eelistama ei hakka. Uute erakondade puhul, ma rõhutan uute erakondade puhul, me oleme kuulnud ju lubadusi. Tegusid oleme vähe näinud. Ehk kõigil poliitilistel erakondadel tegelikult on ju sõnumid käivad ette, aga teod peavad pärast. EKRE on avaldanud arvamust uue erakonna kohta ning väitnud, et nemad uues erakonnas konkurentsi ei näe. Ja 8 lõdud erakondade vahel valitseb pingeline õhustik ning mingist sõbralikkusest juttu pole. Kuigi prognoositakse, et läheb veel paar aastat enne kui erakond ERK tõsiselt võetaks parteiks võib saada, siiski, kui aeg on käes ning ERK suudab end valijate käest tõestada, võivad muutuda nad tõsiseks konkurentiks. Minu arvates on uue erakonna ja ERK tekkimine Eestil kasulik, kuigi nende vaated ei erine tohutult teiste konservatiivsete erakondadega, on ikkagi neil mõned omad vaated, mis ei kattu ka nendega. Eriti paistavad silma nende plaan hoida Eestit iseseisvana ja enesemääramisvõimelisena, tehes koostööd liitlastega Kesk- ja Ida-Euroopas ning ka arendada meie keelt, kultuuri ja loodust. Kokkuvõtteks on Eesti rahvuslased ja konservatiivid alles uus erakond ning meil pole muud teha, kui oodata, et näha, kui edukalt neil Eestis läheb. Võime loota, et nende omavahelised suhted EKRE-ga paranevad ning et nad on tõesti võimelised oma sõnast kinni pidama ja saavutama seda, mis lubatud.